Tere tulemast kuulama pideva pedagoogilise praktika mentorite infotundi. Esmalt aga suur tänu, et olete valmis olema mentoriks Tartu Ülikooli õpetajakoolituse üliõpilastele ning neid praktikal toetama. Järgnevas videos anname ülevaate sellest, mida kujutab endast pidev pedagoogiline praktika, millised on üliõpilaste ülesanded ning milline on mentori roll üliõpilase toetamisel. Lisaks anname lühikese ülevaate refleksiooni olemusest, mis on aine üheks fookuseks ning ka sellest, kuidas mentorina saate toetada üliõpilase eduka praktika sooritamist nii kontakti loomisel kui ka tagasisidestamisel. Head kuulamist! Mis aine on PPP ehk pidev pedagoogiline praktika ja mida need 3 tähte siis sümboliseerivad? Pidev annab märku sellest, et praktikaaine toimub paralleelselt õpingutega 3 järjestikusel semestril ning on tihedalt seotud alusmooduli teoreetiliste ainetega, mis annab üliõpilastele hea võimaluse paralleelselt ja nii-öelda pidevalt siduda ülikoolis saadud teoreetilised teadmised kohe ka praktikategevustega haridusasutuses. Pedagoogiline annab märku sellest, et antud praktikaine ei ole erialane ning keskendub õpetaja üldpedagoogiliste pädevustega seotud teemadele. Aine on kohustuslik kõikidele õpetajakoolituse õppekava üliõpilastele ning praktikategevused ja teemad on neile ka olenemata õppekavast samad. Seega on see aine üliõpilastele hea võimalus mitmekesistada oma praktikakogemust ning käia vaatlemas näiteks ka mõne teise aine õpetaja tunde. Ka eripedagoogika ja logopeedia õppekava üliõpilased viivad praktikategevusi läbi õpetaja tegevusi vaadeldes ning praktiseerides. Praktika. Enamik ainel olevad mitte tegevõpetajast üliõpilased on oma õpingute alguses ning PPP on neile ühtlasi ka esimeseks praktikaaineks. Mentori toel saavad üliõpilased võimaluse vaadelda ning koostöös oma mentoriga planeerida ning ka ise tegevusi teha ehk praktiseerida töökeskkonnas, seda aga vastavalt oma valmisolekule. Küll aga saavad tegevõpetajast üliõpilased praktikategevusi teha oma asutuses, oma tööd analüüsides ja toetava kolleegiga reflekteerides. Kõik see kokku, varajane praktikakogemus, praktika ja teooria paralleelselt ning praktikakogemuse süsteemne reflekteerimine, mentori tugi ning lisaks ka kokkuvõtvad seminarid ülikoolis toetavad aine eesmärkide saavutamist. Selleks, et mentorina mõistaksite üliõpilaste rolli ning tegevusi veidi paremini, teeme siin videos lühikese ülevaate veel ka aine taustast ning paiknemisest õppekavas koos teiste praktikainetega. Kõikidel õpetaja kutsega seotud õppekavadel on Tartu Ülikoolis sama alusmoodul ning praktikamooduli maht. Ka pidev pedagoogiline praktika on osa praktikamoodulist ning kohustuslik kõikidele õpetajakoolituse õppekava üliõpilastele. Seega on aines koos erinevate õppekavade üliõpilased, kes kõik täidavad samasuguseid praktikaülesandeid. Pidev pedagoogiline praktika on üks mitmest praktikainest õpetajakoolituse praktikamoodulis. See on kõige esimene praktikaine, mis annab mitte tegevõpetajast üliõpilastele juba väga varakult võimaluse haridusasutusse minna ning õpetaja tööd lähemalt näha. Praktikatundide maht ei ole küll suur, kuid siiski on tegevused olulised, toetavad üliõpilaste kujunemist õpetajaks ning ka järgmiste praktikainete sooritamist. PPP on tihedalt seotud alusmooduli erinevate ainetega. Esimeses osas tulevad vaatlusülesanded õppimist toetav õpetamine ning õppimise alused õppeainetest. Teises osas saavad üliõpilased fookusteemad kaasava hariduse ning suhtlemine ja tagasiside haridusorganisatsioonis õppeainest. Ning aine 3. osa on seotud ainega õpetaja identiteet ja tegevusvõimekus. Enamasti teisel semestril algavad üliõpilastel ka praktikumid, kus turvalises keskkonnas on võimalik kaasõppijatele minitunde anda ning oma õpetamispraktikat turvalises keskkonnas analüüsida. Seejärel toimub juba konkreetse õppekava didaktika fookusega vaatlus ja osaluspraktika ehk pidev praktika. Põhipraktika, kus üliõpilane saab katsetada kõike, mida õpingute jooksul on omandanud ning ennast juba päris õpetaja rollis proovile panna, on enamasti õppekava viimasel aastal, mil on kogunenud nii teadmisi kui ka praktikakogemust. Veidi lähemalt ka praktikaine ülesehitusest.
Nii nagu juba on kõlanud, koosneb pidev pedagoogiline praktika 3 osast, mis toimuvad 3 järjestikusel semestril. Eripedagoogika ja logopeedia õppekaval on aine maht mõnevõrra väiksem. Meie ootus on, et kõik 3 osa sooritatakse ühes ja samas haridusasutuses, sama mentoriga, et tekiks tervikpilt ühe asutuse baasil. Kohe õppeaasta alguses, enamasti esimese semestri septembris, algab praktikaasutustesse suunamine ning üliõpilastele mentorite otsimine ning praktikategevuste kooskõlastamine ülikooli ja praktikaasutuste vahel. Praktikaasutustesse suunatakse ning kokkuleppeid tehakse mitte tegevõpetajatest üliõpilastega. Tegevõpetajad teevad ülesandeid oma töö raames. Kui üliõpilastel on kooskõlastatud mentor leitud, võtavad nad ise oma mentoriga ühendust ning teevad vajalikud kokkulepped praktikaks. Peale üliõpilastele mõeldud avaseminari ülikoolis järgneb juba esimene tutvumispäev praktikaasutuses, mis enamasti toimub oktoobri alguses. Enne vaatlus- ja harjutuspäevale minekut toimub ülikoolis veel ka reflektsiooniseminar, kus viiakse üliõpilased kurssi refleksiooni olemuse, erinevate refleksioonimudelitega ning ka sellega, mida praktikal olles silmas pidada, hiljem kirjaliku refleksiooni kirjutamisel. Vaatlus- ja harjutuspäevad praktikaasutuses on konkreetse teema fookusega ning sisaldavad ka mentorarutelusid, kus mentori roll on toetada üliõpilast suulises reflektsioonis. Peale praktikapäevi koostavad üliõpilased kogetu põhjal kirjaliku refleksiooni ning praktikakogemused ja refleksiooni kirjutamine võetakse ülikoolis toimuma seminari raames kokku. Seejärel on üliõpilased taas kord tulemas praktikaasutuse vaatlus- ja harjutuspäevale, aga juba järgmise alusmooduli aines saadud fookusteemaga. Teema käsitlemine üliõpilaste jaoks jätkub samamoodi nagu ka esimese teema puhul. Sellest, millised on täpsemalt üliõpilaste fookusteemad iga osa raames, anname ülevaate järgmiste kokkuvõtvate videotega. Nüüd aga veidi lähemalt mentori rollidest üliõpilase toetamisel. Mitte tegevõpetajast üliõpilastele on see praktika enamasti esimene praktikaine ja sageli ka esimene kogemus õpetaja töö analüüsimisel ja õpetaja rolli võttes. Seetõttu oleme sooritatavate ülesannete osas pigem paindlikud, keskendudes peamiselt vaatlemisele ja refleksioonile ning vastavalt üliõpilase valmisolekule ka õpetamistegevuste harjutamisele. Selleks, et üliõpilane saaks haridusasutusse sisse elada ja tal oleks pedagoogiline vestluspartner, kes suunaks õppijat nähtut ja kogetut reflekteerima, ongi talle toeks mentor. Mentori roll ei ole anda hinnangut üliõpilase praktikategevustele nii, nagu seda ootame põhipraktika raames, vaid mentori roll on luua võimalusi tegevuste sooritamiseks, olla eeskujuks ning teekaaslaseks asutuses tegutsemisel ning toetavaks vestluspartneriks reflekteerimisel. Mentor ei ütle ette, mida ja kuidas teha, vaid võimaldab üliõpilastel vaadelda tunde ja läbi viia kokkulepitud tegevusi, andes nõu tegevuste planeerimisel ning tagasisidestades planeeritut ja tehtut. Läbi mentorarutelude aitab mentor üliõpilasel luua seoseid ülikoolis õpitu ning päriseluga haridusasutuses, vastates üliõpilase poolt esitatud küsimustele, selgitades oma tegevuste tausta vaatluspäeval ning küsides suunavaid küsimusi harjutuspäeval, et toetada üliõpilase eneseanalüüsi ja refleksiooni. Üliõpilasi eelistame me suunata asutustesse ka paari või 3 kaupa, et võimaldada neile lisaks ka kaasõppijatega kogetu mõtestamist ning erinevate vaatenurkade läbi arutamist, mis omakorda aitab tõsta refleksiooni kvaliteeti ja sügavust. Hea kontakt mentori ja praktikandi vahel loob aluse edukaks koostööks ja õppimiseks. Oleme üliõpilastele rõhutanud, et nendepoolne initsiatiiv on oluline ning üliõpilane peab olema see, kes alustab kontakti loomisega. Selleks, et praktikategevused saaksid sujuvalt toimuda ning oleks võimalus luua hea kontakt oma mentoriga, oleme ainesse planeerinud esimeseks päevaks tutvumispäeva. Enne tutvumispäevale minekut oleme üliõpilastel palunud esmalt ise oma praktikaasutuse kohta võimalikult palju uurida
ning kirja panna küsimused, mida mentorilt soovitakse küsida. Samuti oleme palunud üliõpilastel kirja panna oma isiklikud eesmärgid ning ootused praktikaks, mida mentoriga saab arutada ja kooskõlastada. Üliõpilaste jaoks on esimese praktikapäeva eesmärk tutvuda mentorõpetaja ja haridusasutusega ning teha esmased kokkulepped praktikaks. Ka mentori jaoks on see võimalus tutvuda üliõpilasega, tutvustada talle oma asutust ning läbi rääkida oma võimalused üliõpilase toetamisel ning ootused koostööks. Tutvumispäevaks võiks valida mõne rahulikuma päeva, kus sul on üliõpilase jaoks aega ning võimalus temaga praktikategevuste plaan kokku leppida. Tutvumispäeva läbiviimisse võib võimalusel kaasata ka näiteks asutuse praktikakoordinaatori. Tutvumispäeval võtke aega, et arutada omavahel läbi kummagi osapoole ootused praktikaks. Põhirõhk peaks olema sellel, et üliõpilane mõtleb läbi ja sõnastab, mis on tema praktika eesmärk, ootused ja vajadused. Võimalusel koostöös teie asutuse praktikakoordinaatoriga tutvustage üliõpilasele haridusasutust ning sealseid kolleege. Tehke kokkulepped meeldiva ja tulemusliku koostöö jaoks. Kokkulepete kirjapanemiseks võite kasutada PPP juhendis näidisena esitatud vormi ning ühe mõtte, kuidas seda teha, anname ka siin videos. Tutvumispäeval vaadake koos läbi PPP juhend ning teemad. Arutage läbi esimese semestri praktika ülesanded, mida vaatluspäevadel üliõpilane vaatlema peab ning milline klass või rühm on tegevuse jaoks sobivaim. Pange paika esimese semestri kohtumiste kuupäevad ja kellaajad. Tutvusta üliõpilasele, mis on need olulised aspektid, info ja vajalikud teadmised praktikaasutuses kohanemiseks ja tegutsemiseks. Võimalusel võib juba ka esimesel tutvumispäeval üliõpilane vaadelda mõnda mentori või mõne teise kolleegi tundi või tegevust. Ühe võimaliku variandina võite kasutada kontakti loomiseks ja kokkulepete tegemiseks empaatiakaarti. Empaatiakaart on lihtne, kuid tõhus tööriist, mis aitab sul luua üliõpilasega avatud ja toetava koostöösuhte. Empaatiakaardi abil saab kaardistada mõlema osapoole mõtted, tunded, ootused ja vajadused, et praktika oleks selgelt eesmärgistatud ja tulemuslik. Empaatiakaarti saab täita näiteks koos üliõpilasega esimesel tutvumispäeval. Siin kaardil näha olevad küsimused aitavad teil läbi rääkida olulisi teemasid, nagu eesmärgid, võimalikud väljakutsed ja osapoolte ootused. Selline läbimõeldud dialoog loob ühtse arusaama, aitab ennetada arusaamatusi ja võimaldab kohe alguses kokku leppida koostööreeglites ja praktika sihtides, et praktika kulgeks mõlema osapoole jaoks tulemuslikult. Mentorlussuhte edukaks loomiseks ja hoidmiseks on oluline, et nii mentor kui ka üliõpilane on positiivse hoiakuga, üksteist respekteerivas ja avatud suhtluses. Hea kontakt algab selge ja läbipaistva suhtlusega juba enne praktika algust. Kui praktikandil ja mentoril on ühine arusaam ootustest ja eesmärkidest, on koostöö sujuvam ja õppimine tulemuslikum. Kui omavahelises suhtluses on usaldus ja selge kommunikatsioon, tunneb praktikant end turvaliselt ning on enesekindlam ja avatum, mis omakorda lihtsustab ka mentori tööd praktikandi toetamisel. Oluline on pakkuda turvalist õhkkonda, kus õppimine ja kohanemine saab toimuda. Oluline on, et üliõpilane saaks tunda ennast oodatuna ning saaks astuda seeläbi ka oma mugavustsoonist välja, katsetada hinnanguvabalt ja analüüsida pingevabalt nähtud õpetamispraktikaid. Mentor saab julgustada ja aidata näha üliõpilasel praktikakogemust ning mentorarutelusid kui võimalust areneda ja kasvada. Siinjuures on oluline, et ka tagasiside, mida mentorarutelude käigus saab anda, oleks õppimist toetav ja edasiviiv ning aitaks üliõpilasel näha oma edusamme ja hoida motivatsiooni edasiste praktikategevuste planeerimisel. Tagasiside fookuses peaks olema õppija ise ning tema aktiivne panus ja vastutus selles protsessis. Mentor peaks olema kannatlik ja mõistev ning andma praktikandile aega oma mõtete formuleerimiseks. Siinkohal soovin aga veel kord üle rõhutada, et lõppkokkuvõttes on ikkagi üliõpilasel endal
kui täiskasvanud õppijal oluline võtta vastutus oma arengu suunal ning mõista, kui oluline on oma õpetamispraktika uurimine nii koostöös mentoriga kui ka individuaalselt oma isiklikuks professionaalseks arenguks. Mentor saabki siinjuures luua selleks vajalikud tingimused ja keskkonna. Tutvumispäevale, kus kontakt ning kokkulepped mentoriga on saavutatud, järgneb vaatluspäev, mis keskendub juba tundide või rühmategevuse vaatlusele. Sellel praktikapäeval on üliõpilasel kaasas alusmooduli õppeaines saadud vastava teemaga vaatlusülesanne ehk vaatlusleht, mida täidetakse. Praktikapäeval on ette nähtud 3 akadeemilist tundi ülesannete sooritamiseks ja 1 tund mentoraruteluks. Praktikapäeva tunnid võiksid jaguneda näiteks 2 tundi vaatlemiseks, 1 tund mentoraruteluks ning 1 lisatund üliõpilase enda seatud eesmärkide täitmiseks. Need on miinimummahud ning päeva planeerimisel võib olla ka paindlik vastavalt võimalustele. Praktikapäev lõpeb mentoraruteluga, mille käigus arutletakse üliõpilase jaoks tähenduslike olukordade üle. Peale õpisituatsioonide jälgimist ja vaatlusülesande sooritamist on oluline leida aeg, et arutleda selle üle, mida üliõpilane nägi ja koges, ning see on võimalus üliõpilasel küsida vaadeldud õpetaja käest taustainfot, tehtud valikute ja tema nägemuse kohta. Kui üliõpilane käis vaatlemas ka mõne teise õpetaja tundi, siis olulised küsimused saab küsida vaadeldud õpetajalt, kuid sisulisem arutelu võiks toimuda siiski oma mentoriga. Peale õpisituatsioonide jälgimist on oluline üliõpilasel valida sellest praktikapäevast paar enda jaoks tähenduslikku praktikateemaga seotud olukorda, mille üle mentorarutelu käigus põhjalikumalt vestelda. Olukordade valikus peab üliõpilane lähtuma sellest, mis teda näiteks üllatas, oli ootamatu, oli uudne, tekitas küsimusi või millest soovib lihtsalt põhjalikumalt aru saada. Arutelu eesmärk on sügavamalt uurida vaatluspäeval nähtud õpisituatsioonide ja tegevuste, kas planeeritud või mitte planeeritud eesmärke. Seda, mis nendes olukordades toimus, miks toimus ning seostada neid omavahel, aga ka varasemate kogemuste ja teoreetiliste teadmistega. Peale vaatluspäeva peaks olema mentorarutelu eestvedajaks üliõpilane ise ning oleme üliõpilastele jaganud ka suunavaid küsimusi, mida peale vaatluspäeva mentorilt küsida. Mentori ülesandeks on siinjuures olla avatud ning jagada oma vaatenurki ja taustainfot. Mentorarutelu lõpuks peaks üliõpilane suutma valida fookuse, millele järgmisel harjutuspäeval soovib keskenduda. Siinjuures võite olla toeks ning suunata üliõpilast ka ise refleksioonile. Peale vaatluspäeva on soovitatav jätta üliõpilasele vähemalt nädal harjutuspäeva kavandamiseks. Üliõpilane kavandab harjutuspäeva tegevused koostöös mentoriga ning vastavalt oma valmisolekule. Oleme palunud üliõpilastel lõpliku tegevusplaani esitada oma mentorile hiljemalt 3 tööpäeva enne järgmist praktikapäeva. Tegevuse kavandamisel on oluline, et see vastaks üliõpilase valmisolekule, kuid samas peab see olema piisavalt väljakutseid pakkuv, et üliõpilane astuks välja oma mugavustsoonist ning toimuks õppimine. Harjutuspäeval keskendub üliõpilane käsitletava teema raames mõne tegevuse läbiviimisele ehk harjutamisele. Ka harjutuspäevaks on kavandatud kokku 4 tundi. Sellest 1 tund on planeeritud tegevusjärgseks mentoraruteluks. Tegevust ennast võib katsetada vähemalt 2 tunni raames ning üliõpilane võib anda terve tunni või hoopis mõne tunni osa, olenevalt enda valmisolekust. 4 tunnist viimane osa annab võimaluse valida, kas üliõpilane soovib veel katsetada või hoopis mõne teise õpetaja tundi vaadelda või osaleda mõnel koosolekul või muul tegevusel, mis majas toimub. Vastavalt siis eelnevale kokkuleppele ning praktikasutuse võimalustele. Pärast harjutuspäeva on oluline, et üliõpilane leiaks koos mentoriga taaskord aja kogetu analüüsimiseks ja arutamiseks. Harjutuspäeva järgne mentorarutelu võiks olla rohkem mentori eest vedada, sest peale esmast praktikakogemust vajab üliõpilane kindlasti rohkem tuge, et oma tegevust analüüsida ja sellest õppida. Mentor peaks arutelus olema suunav, esitama küsimusi ja jagama oma vaatenurki, et toetada sügavamat
refleksiooni. Julgustage üliõpilast valima harjutuspäevast 2 tähenduslikku olukorda, mis on seotud praktika teemaga. Üks neist olukordadest võiks olla jõustav, ehk siis hetk, kus üliõpilane tundis, et sai õpetajana hästi hakkama. Teine olukord võiks olla keerukam, selline, mis tekitas küsimusi või kus üliõpilane tundis, et ei saavutanud soovitud tulemust. Mentorarutelu eesmärk on taaskord süveneda nendesse olukordadesse, eesmärkidesse, analüüsida, mis toimus ja miks ning seostada olukorrad üksteise varasemate kogemuste ja teoreetiliste teadmistega. Mentorarutelu läbiviimisel on oluline luua avatud ja toetav õhkkond, kus üliõpilane saab analüüsida oma kogemusi ja väljendada mõtteid tähenduslike olukordade osas. Vestlus võiks keskenduda sellele, millised eesmärgid olid üliõpilasel juhitud tegevustes, millistes põhimõtetest ta lähtus ning kuidas tema ja õppijate käitumine oli omavahel seotud. Arutelu käigus võiks uurida ka emotsioone ja nende mõju käitumisele, samuti seostada olukorda pedagoogiliste teadmiste ja oskustega ning õpimotivatsiooni toetamise aspektidega. Positiivseid olukordi analüüsides tasub keskenduda sellele, mis aitas olukorra edule kaasa. Samas kui väljakutset pakkuvaid olukordi käsitledes võiks süveneda raskuste põhjustesse ja õppetundidesse. Kui arutelus osaleb rohkem üliõpilasi, võiks arutelu lõpus reflekteerida ka üksteise kogemuste üle, et õppida kaasüliõpilaste tähenduslikest olukordadest. Mentorarutelu läbiviimiseks on teile lisatud ka fail suunavate küsimustega ning erinevaid näiteid refleksioonimudelitest leiab kaasava hariduse õpiku vastavast peatükist. Väga palju oleme juba viidanud videos mõistele reflektsioon ning järgnevalt avame seda veidi ka lähemalt. PPP õppeaine üheks peamiseks õpiväljundiks ongi arendada üliõpilaste refleksioonioskust täpsemalt läbi praktikakogemuse, mentorarutelude ning toetavate seminaride ülikoolis. Tänapäeva muutuvas maailmas ei piisa enam varasemal ajal omandatud põhitõdedest ja võtmeoskustest, et oma erialal pikalt tegutseda. Iga professionaal, sealhulgas ka õpetaja, peab olema õppiv professionaal. Õppiva professionaali mudel eeldab aga õpetajalt aktiivse rolli võtmist nii oma igapäevatöös kui ka laiemalt õpetajahariduse kujundamises. Sellist aktiivse rolli võtmist saab lahti mõtestada inimese agentsuse ehk tegevusvõimekuse kaudu. Laias tähenduses viitab agentsus inimese aktiivsele osalusele ja olukordade mõjutamisele, ehk siis näitab seda, mida inimene teeb või täpsemalt, mida ta saab teha. Siinjuures on oluline mõelda ja kaaluda, mida erinevates olukordades erinevatel ajahetkedel kõige õigem oleks teha. See otsustusprotsess ongi tegevusvõimekuse keskmes. Ning just refleksioonil on selles otsustusprotsessis ning tegevusvõimekuse suurendamisel ka oluline roll. Refleksioon võimaldab teadlikult analüüsida ja kohandada oma tegevusi, vältides rutiinseid harjumusi ning toetades paindlikku ja eesmärgipärast otsustusprotsessi. Refleksioon toetab õpetaja professionaalset arengut, aidates neil mõista oma tugevusi ja nõrkusi ning seada konkreetseid arengu eesmärke. Refleksioon on mõtteviis, mille kaudu loome teadmist iseenda tunnetusest ja korrastame seda. Reflekteerimise kaudu analüüsime me oma kogemusi, leiame seoseid teooria, eelneva kogemuse ja teadmistega ning loome uusi, komplekssemaid ja paremini seostatud teadmiste struktuure, mis muudavad teadmised tulevikus paremini kättesaadavaks ja kasutatavaks. Refleksioon saab sageli tõuke probleemsest olukorrast, mida soovitakse analüüsida, et olukorrast õppida ja tulevikus paremini tegutseda. Näiteks praktikandi soov analüüsida ebaõnnestunud tundi või tegevust, mis ei läinud nii plaanipäraselt, et järgmisel korral siis paremini hakkama saada. Oluline on siinjuures valida kitsas fookus või eesmärk, millele keskenduda. Selleks, et refleksioon hoiaks fookust ning läheks edasi olukorra kirjeldusest ka sügavamale, on erinevad autorid pakkunud välja mitmeid refleksioonimudeleid. Enamasti on need tsüklilise iseloomuga, alustades kogemusest ja lõpetades plaaniga tulevikuks. Erinevaid mudeleid tutvustame me üliõpilastele refleksiooniseminaris ning soovi korral saate nende mudelitega tutvuda ka kaasava hariduse õpiku vastavas peatükis.
PPP aine eesmärk on anda üliõpilastele võimalusi kogemusest õppida, nii enda kogemusest kui mentori tegevusi vaadeldes ja analüüsides, ning saavutada seeläbi parem kooskõla õpetajakoolituses omandatud teadmiste ning konkreetsetes olukordades käitumise vahel. Erinevad uuringud näitavad, et refleksioon võib toimuda tegevuse käigus või ka pärast seda. Algajatel õpetajatel on tegevuse ajal reflekteerimine keerulisem, sest nad on hõivatud olukorra haldamisega. Kogenud õpetajad seevastu reflekteerivad ka tegevuse käigus, kaaludes alternatiive ning võttes arvesse nii oma kogemusi kui ka keskkonnategureid. Seetõttu oleme PPP aines rõhku pannud just tegevuse järgsele refleksioonile, seda läbi mentorarutelude toimuva suulise refleksiooni ning üliõpilasi kirjalikule refleksioonile suunamisel peale õpetamistegevuse läbiviimist või jälgimist. Ajal, mil neil on võimalus tegevusele tagasi vaadata ja luua seoseid teoreetiliste lähenemistega. Suuline ja kirjalik refleksioon soodustavad erinevat tüüpi teadmiste avaldumist ning seetõttu oleme ka oma ainesse integreerinud need mõlemad. Suulises reflektsioonis ilmneb rohkem praktilist, madala üldistusastmega teadmist, eriti kui see toimub kaasõppija või mentoriga arutledes. Kirjalikus reflektsioonis aga väljendatakse sagedamini kõrgema üldistusastmega järeldusi ja teoreetilisi arutelusid. Samuti on uuringud näidanud, et positiivsete ja probleemsete olukordade analüüsis kasutatakse teoreetilisi teadmisi erinevalt. Positiivsetes olukordades rohkem ja probleemsetes pigem vähem. Siinjuures ongi oluline meeles pidada, et alati ei pea üliõpilane just probleemset olukorda analüüsima ja võib valida ka positiivse ja jõustava olukorra. Seega võib kokkuvõtteks välja tuua, et refleksioon on oluline tööriist teooria ja praktika ühendamiseks, aidates siduda akadeemilised teadmised praktiliste kogemustega, luues seeläbi ka terviklikuma arusaamise oma tegevusest ja selle mõjust. Refleksioon toetab üliõpilaste eneseregulatsiooni oskust, võimaldades neil teadvustada oma kognitiivseid protsesse ja nende reguleerimist. Refleksioon arendab üliõpilaste eneseteadlikkust, aidates neil mõista oma tugevusi ja nõrkusi ning seada lähtuvalt ka oma konkreetseid arengueesmärke oma õpetamispraktika parendamiseks. Refleksioon toetab kriitilise mõtlemise arengut, mis on hädavajalik keerukate probleemide lahendamiseks ja otsuste tegemiseks, millega õpetaja ametis me ju sageli kokku puutume. See oli siis lühike ülevaade PPP aine eesmärkidest ning ootustest mentorile. Ülevaate PPP esimese ja teise osa fookusteemadest, millele üliõpilased keskenduvad oma vaatlus- ja harjutuspäevadel, leiate aga järgmistest videotest.